Head kaasmaalased, kallid sõbrad, Eesti vennad ja õed. 4. juuli on Ameerika Vabariigi aastapäev ja mina vaatan kurvalt, kuidas sealne valitsus on loonud ennast lahku asutajate ideaalist. Ma julgen sellel teemal sõna võtta, sest oma kogemustest on mul päris lai perspektiiv. Mina sündisin Saksamaal, kasvasin ja hariduse sain Ameerika Ühendriikides, olen elanud ja töötanud Euroopas, Ladina-Ameerikas, Aasias, sealhulgas Hiinas, Mongoolias, Malaisias ja Hongkongis. Pean end maailma kodanikuks, kuid mu süda tuksub 2 maa nimel. Ameerika Ühendriigid, kus mind vormiti, ja Eesti, kust mu vanemad pagesid vabaduse nimel. Ameerika iseseisvuspäeval meenutan vabariiki, mille lõid ettevõtjad ja talumehed, mitte ametnikud ja parteisõdurid. Esimesed kongressid kavandati vastavalt külvi- ja lõikusajale. President ei olnud kuningas ja tema võim oli piiratud ja ametiaeg lühike. Idee oli lihtne. Juhid tulevad rahva seast ja siis lähevad tagasi pärast tehtud tööd taas oma talu või ettevõtte juurde tagasi. Aga mis on nüüd? Ameerikas president käitub nagu trooni pretendent. Kongress meenutab rohkem gerontokraatiat kui rahva esindust. Ametid antakse üle nagu pärandvara, isalt pojale, abikaasalt abikaasale. Ja absurdne pole mitte ainult isikukultus. Absurd on ka poliitika ise. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Keegi ei nõua Kanada annekteerimist. Keegi ei pea sõda Gröönimaa pärast tõsiselt võetavaks. Ometi planeerib Kaitseministeerium Trumpi käsul just selliseid kampaaniaid ja Panama kanali ülevõtmine. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. Me ei räägi enam demokraatlikust vabariigist, vaid 19. sajandi imperialismist ja hiljutini Iraani pommitamine. No, Ameerika oma luureagentuurid kinnitasid kongressis, et Iraani pommi ehitamine ei olnud peatselt toimumas. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Kui see kõik tundub naljakas, siis tuletan meelde see pole nali. See on hoiatav näide. Ja siit nõuame Eestini. Ka Eesti riiki juhivad karjääri ja parteipoliitikud, kes ei ole teadlikud avalikkuse vajadustest ja soovidest. Ka meil on ametikohtade jagamine partei lojaalsuses alusel ja silmapaistvalt vanematelt lastele. Ka meil viiakse läbi maksu- ja maapoliitikat, mis ei teeni rahvast, vaid erakondi ja nende suurrahastajaid. Kui me ei õpi Ameerika vigadest, siis kordame neid. Kui Ameerika soovib püsida vabariigina, siis peab ta kehtestama ametipiiranguid, taastama põhiseadusliku tasakaalu ja loobuma impeeriumi unistustest. Ja Eesti, meil tuleb teha sama. Meie ei vaja elukutselisi poliitikuid. Me vajame juhte, kes tunnevad end rohkem kodanikena kui poliitikutena. Vajame juhte, kes teenivad meie riiki kohusetundest ja vastutusest, mitte isikliku majandusliku kasu saamiseks. On
kutsun teid üles, ärge hääletage parteide poolt, ärge toetage neid, kes on juba korra reetnud rahva usalduse. Hääletame sõltumatute, ausate ja vastutundlike inimeste poolt. Vabariik elab ainult siis, kui rahvas on ärkvel. Õpime Ameerika vigadest, vaatame, kuhu need on viinud ja võtame eeskujuks, milline Ameerika võiks olla vaba, õiglane ja vastutustundlik. Elagu Eesti ja elagu tõeline rahvavõim nii siin kui sealpool ookeani.